tulemast minu uute vlogi. Mõtlesin, et ma siis see aasta iga kuu teen ühe vlogi ja siis siit tulebki minu nüüd selle aasta 3. vlog ehk märtsi vlog. Hommikusöök, ärkasin kella 6, siin on lihtsalt muna scramble ja kurk ja hapukoor ja ma tahaksin proovida see kuu natuke teistsugust lähenemist. Kuna ma tahaks seekord suveks teha tõesti nagu väga-väga ilusa, rohkem kuivama vormi, siis ma praegult proovin hoida süsivesikut kõrgemad, kuskil 80 grammi, ma arvan, 70-80 ja siis järjest vähendan neid kuni 5 grammini. Täna on esmaspäev, aga mul ei ole mitte midagi plaanitud, ainult arvutistöö ja ma saan sõbrannaga lõunaks kokku, nii et ma saan teid sellega kaasa võtta. Õnneks on natuke soojem juba. Just läks 2 uut retsepti ümber lähene ja minu jääkohvi. Hello! Elisaga ketchup jääme siin. Sa oled nii nunnu. See päris on nii ilus. Käisin paki järgi. Shroomwell saatis mulle midagi ägedat. Vaatame, mis siin sees on. Ullala! Kell on juba 4:30. Ma sõin nii suure lõunasöögi, et ma tahtsin nagu peale seda algselt minna kohe trenni, aga see oli lihtsalt liiga palju, nii et ma pean nüüd ootama. Aga ma tahtsin teile rääkida nii huvitavast teemast, et ma käin psühholoogi juures, meil on nagu kõne 2 korda kuus ja me räägime nagu erinevatest teemadest. Mul on väga palju asju, millele ma sooviksin selgust saada. Praegu on mul nagu nii huvitav teema. Me üritame minu psühholoogiga praegu aru saada. Mul on mingisugune haige hirm vaesuse ees või nagu ise olla nagu vaene või nagu mitte saavutada seda, mida ma olen kogu aeg tahtnud. Aga me ei saa aru, kus see tuleb, see hirm vaesuse ees, kuna ma ei ole mitte kunagi seda ise kogenud. Et mul on väga hea lapsepõlve olnud, ma olen väga palju reisinud, ma olen kõike saanud, mis ma tahan ja nagu mul läheb endal ka väga hästi, aga mul lihtsalt on nagu sees see hirm ja ma tunnen, et see mõjutab minu elu niimoodi, et ma liiga palju keskendun selle peale. See võtab mul hästi palju rõõmu ära. Kuidagi see paneb mind elama kogu aeg nagu puuduses või nagu selles mõttes, et ma kogu aeg mõtlen selle peale, mida mul ei ole ja ma unustan olla tänulik nende asjade eest, mida ma juba olen saavutanud ja mis mul on. See on nii imelik nagu olukord või nagu koht, kus olla. See on väga hea vähemalt, et ma saan sellest aru, et mul see on ja ma ikkagi nagu olen positiivne ja tunnen asjadest rohkem rõõmu, kui ma kogu aeg seda endale meelde tuletan. Nii et mu eesmärk ongi eriti just selles märtsikuus võtta fookusesse rohkem tänulikkuse tundmine, kirjapanemine, enda tunnustamine, mida ma juba olen saavutanud, et kõiki selliseid asju ja ma saaksin rõõmsamalt elada. Mul oli sõbraga täna tunniajane kõne ja ta ütles mulle ka nii huvitavalt, et tegelikult me ise loome selle rõõmutunde. Kui mul antakse täna kõik see raha, mida ma ihkan ja ma saan kõik, mida ma olen kogu aeg tahtnud ja mille nimel ma teen tööd, mul lihtsalt antakse see, aga ma tunnen ennast ikkagi samamoodi, et mul ei ole piisavalt ja ma tahaks veel rohkem ja ma ei oska sellest tänu tunda, siis see on ju täiesti mõttetu. Siis on elu nii mõttetu, sest ma olen lihtsalt kurb ja ma ei oska asjadest rõõmu tunda. Nii et ma praegu juba peaksin tundma rõõmu ja olema väga tänulik elama hetkes, et ma saaksin seda ka tulevikus teha. Nii et see on selline deep thought siia ja praegu, millega ma tegelen lihtsalt. Mul on veel teraapias nagu mitu teemat, mis mul on praegu pooleli. Aga ma arvan, et see on hea asi, et endaga tegeleda ja näha mingid mustreid, miks sul need on, kus need tulevad ja kuidas nendest üle olla. Sellepärast, et meie enda elus ainult ise hoiame ennast tagasi. Mitte keegi teine sinu elus ei saa su elu ära rikkuda, su tuju halvaks teha ja su päeva ära rikkuda, vaid ainult sina teed seda, sellepärast, et see, kuidas sina reageerid teistele elule ja üldse situatsioonidele, ongi siis sinu elu. Et kui sa oled positiivne, ei võta hinge ja tunned rõõmu asjadest, siis su elu ongi imeline. Käisin jõusaalis ära ja nüüd teen veel natuke samme kodus ja vaatan mingit brainrotti. Tere hommikust! Muna ja kurketomat. Mul hakkab nüüd teine klient, ma käisin vahepeal ruttu Synlabis, mul oli vaja paar testi teha, siis ma ei viitsi oodata perearstide järgi, ma käin siit Synlabis tegemisega. Minu kaunis lõunasöök, kodujuust, porgand, hakkliha, kurktomat ja vaatan videot. Lähen käin Rokas, mul on vaja talvesaapad osta.
Ma lubasin, et ma tegelikult ei osta 2 kuud midagi, aga mul läks küünlavaha kõik minu teiste saabaste peale. Ja that's my outfit. Aga null meiki. Vaatan, võib-olla lähen solaariumisse ka. Päris huvitavad. Aga ei, pole minu stiil. Praegult on teepäiksel see raha laadimise kampaania. Mul tuli kirbuka raha üle 2 soti ja nüüd ma ostsin 3 soti ees selle VIP-i kaardi siin, nagu free money. Et girl math. Ja ma sain tasuta kreemi. Just lõpetasin pripsmates. Võikasin peal olla või? Ei taha. Oh my god, tõin kõik asjad kirbukalt nüüd ära. Ma tegin üleeile Instagramis seda küsimuste kasti ja ma ütlesin oma story'des, et ma vastan mõndadele küsimustele siin YouTube'is. Esimene küsimus. Kas ma käisin USA's peikaga? Ei käinud. Mul ei ole peikat. Aga mulle väga meeldib üks meesterahvas. See on väga keeruline. Sellepärast ma spillin oma piinse natukene. Ma tegin talle räigelt haiget. Oh my god, ma olen nagu master selles. Ma olen master heartbreaker, aga ma nii kahetsen seda. Ma ei tea, vaatame, kas ma suudan need killud kokku korjata või mitte. Aga ma olen hästi chill. Ja kui ei, siis it is what it is. Ja me kõik oleme elus seal, kus me väärime olla. Nii et ma ise kaevasin selle augu endale, kui enne kui läheb halvasti. Tere hommikust, vaadake kui ilus hommikusöök ja see on nii maitsev. Ma tulin vanemate juurde ja vaadake. Emme tegi mulle uue kampsuni. Nii nunnu. Üks lõhikuga siit ja see on nii pehme ja mõnus. Mul oli nii hea tööflow sees. Ma filmisin riile ja järsku tuli teada, et mul on mälu täis. Ja mul on 512 gigabatti ja mul on ostetud iCloud lisaks, mis on 2 terabatti ja see isegi ei ole poole peal ja mul ütles lihtsalt mälu on täis ja ta ei sinki mul nagu neid pilte ära selle iCloudi jaoks ja mul on lihtsalt nii närvis sellepärast, et ma ei saa lihtsalt praegu contenti juurde teha, ma räigelt mingi kustutan pilte, äppe, asju, aga ta nagu nii vähe tühjendab seda storage'it, nii et nii lamp, aga ma hakkan siin asju pakkima. Mul on väike girls trip homme Lindaga. Oh my god, vaadake, mis sarved mul Oh no! Igatahes valgus on ka täiesti kohutav. Aga mul hakkab kohe live venitustrenn. Mul on siin taimer, trennike ja siin mul on kõik väljas. Et selle kuu raames on Indaras siis venitus väljakutse. Nii me teeme iga nädal 2 korda siis live venitust. Oh my god, ma pean selle valguse käest ära minema. Teate, ma ikka veel taastan sellest USA toidust. See on lihtsalt nii kohutav, et mu nahk ikka veel nagu karjub reaalselt. Aga hakkame venitama. Kell on juba 8. Hommikust. Kell on 6:30. Ja ma olen jõusaali ees, mul hakkab klient 7 ja siis ma lähen otse Lindale järgi ja me läheme Tartusse girls tripile. Ma olen väga excited. Me tegelikult bookisime selle majutuse ja spa juba, ma arvan, et detsembris reaalselt. Ja detsembris, algselt pidi olema veebruaris, siis sõbrapäeval, aga ma läksin spontaanselt reisile, nii et me pidime selle edasi lükkama. Me jõudsime Lindaga Tartusse nüüd.
tere! Tere! Ma just näitasin Lindale, mul on vaja uus deodorant osta ja ta näitas mulle. Are we living the same life? Crazy. Me tulime Da Vinci'sse lõunat sööma, siin on parmesani kana siis zucchiniga. Ja dišu. Ja dišu. Jõudsime kohale. Me oleme nii lucky girls, et meie tuba upgrade iti ja saime nagu suurema superior room'i. Nagu väga mõnus. Mul on varem Liides mitu korda käinud, aga see on tõesti väga ruumikas tuba. Lähme natuke chillame ringi. Me lähme ostame näomaske. See on meie girl dinner. Prosciutto, šokolaadiga pähklid ja okei, ma teile YouTube'is võin ka näidata. Trühvliga krõpsud. Ja me otsime 2 pudelit veiniga. Ülihea, sellega on 0 peavalu hommikul. Cheers! Meil on näomaskid tehtud Lindaga ja lähme varsti tuttu. Kell on 10? Kell on 10 ja... Alles. Nüüd meil on asjad kokku pakitud ja me oleme trenni ja siis pärast poole järgmisesse majutusse. Yes. Liidia lobis saavad kliendid tasuta kohvi. Tulime trenni ja Linda aitab mul siis neid riile teha. See on criminal. Mis see on, Linna? See on... Ei nagu, mida sa teed? Mis see? Mida sa teed praegu? Keto diet. Keto 100. Jaa. Nii me tulime Saikosse, vaadake neid. Päris head. Cute. Et siin on sellised karlikingad. Ma ostsin need. Nende originaalind on nagu peaaegu 300 €. Ma vaatasin järgi. Sain 49, ja need on täiesti tutikad. A win is a win. Me tulime Airilisse ka. Ma arvan, et Tartus ei saagi tulla ilma Airilis käimata. Nüüd me oleme lõunakeskuses juba. Otsime saapaid. Ja vaadake, mis juhtus. Ostsin küüne ära. Kliimime tagasi, no issues. Jõudsime nüüd uude majutusse Duo loftid. Bob V Duo loftid. Seal üleval on voodi ja selline nunnu väike loftikene. Ja see on meie nunnu voodi, kus me saame kaistutada. Linda teeb arvutis ikka tööd, aga ma leidsin, et siin majutuses on triikraad. Ja see kleidike, mis ma tahan panna õhtul, see on väga kortsus. Nii et ma hakkan trikkima. Hey y'all! Hey! We're getting ready. Ma natuke kassin tegelikult. Ja... Mehed. Või no üks mehed. If you know, you know. No, no one knows. I know, that's... Oh, okay, yeah. That's the point. Ma rääkisin siin vlogis mingi aeg tagasi, et ma vastasin küsimusele, mul küsiti, et kas ma käisin kutiga USA-s, ja siis ma ütlesin, et ei, et ma ei käinud nagu peikaga, et mul ei ole peikat. Aga seal on nagu üks kutt, kelle südame ma murdsin ja ma loodan, et ta andestab mulle. Igastahes jutt käib temast. Nii et praegu I'm on very, very thin ice. Very thin. Nagu see ice on nagu nii nagu õhuke, et sa isegi ei näe seda. Ja, et nagu I'm on water. Jep. Nii et homme saame teada. Fingers crossed. Homme saab teada, kes ma kukun läbi selle. Ja game over. Or I will stay on it. Mis su sisetunne praegu ütleb? I don't know, nagu. See on nii halb. Ta võib olla praegu väga ettevaatlik lihtsalt nagu, aga mis teha? Omad vitsad pitsi.
nii et naised, kui teile keegi meeldib, siis palun ärge tehke neile haiget. Don't fuck it up nagu. Yeah, don't do it. You will regret it. We are ready. Lindal läksid sukad katki ja tuleb ilma sukad. Mu jope on pikem kui mu. See on täielik labürint. Oh my god! Nii fun! Me oleme nii excited. Oota, vaatame, mis see Tartu pakub meile. So excited. Very excited. Me oleme muidu nagu all for the healthy lifestyle, sportlik. Aga nagu mõnikord on really fun nagu day drinking ja lastele tahaksid chillida. Day drinking, kell on literally 7. No ja ma alustasin mingi 4 ajal. Fair. Me tulime Paper Tigerisse. Tiger Paper. Tiger Paper. Ja me hakkame nüüd riile filmima, nii et me tellisime kokteilid ja me palusime, et tooks lusikad meid. Ja me võtsime 3 jagamiseks. Siin on meil veised-ataki, see on siis selline toores veiseliha. Are you ready? I'm ready. Siin on, mis ta atakis oli? Koha või? Ei, lõhe. Ei, koha. See on valge kala. Ja siin on meil part. Siis meil viimane roog, mida me jagame. Meil kõhud suht täis juba. Ja terviseks. Kaks kõik välja ja meie gripi terviseks. Meie gripi terviseks. Cheers. Kell on mingi 2:30. Me üritame mingit purksiputkat leida, et natuke võib-olla süüa. I'm so hungry. Ja siis me lähme koju. Ma mõtlesin, ma lähen koju, ma saan süüa, ma saan nagu nautida ja nüüd Linda räägib mulle. Ma pean 6 tunni pärast ärkama, sest mul aga koosolek, mida ma pean protokollima 8 tundi järjest. Ehk siis ma pean ärkama kell 9. Mis kell hiljemalt? 9 või? Ja 9 hiljemalt. Kell on mingi 3 juba. Toiduaeg. Siin on nii pehme madrats, ma lihtsalt vajus. Hommikust Linda ärkas kell 8 ja ta pidi nagu töömiitingule minema. Ongi nagu Zoomis, mis kestab tal freaking kella 5-ni. Ma proovisin magada, ma ei suutnud. Ja ma otsin praegu mingi kohta, kuhu sööma minna. Ja siis ma hakkan kodu poole sõitma. Tere hommikust! Täna on pühapäev. Eile siis laupäeval ma tulin Tartust tagasi, Linda jäi Tartusse ja ma reaalselt ma ei teinud mitte midagi enam. Ma lihtsalt puhkasin kodus. Ja teate, okei, ma natuke tegin ja ma otsustasin, ma olen pikalt mõelnud, et ma tahaks asjad Vintedisse müüki panna. Et muidu ma olen pannud Jaagasse, aga seal nagu üldse ei toimu mitte midagi. Ja ma panin Vintedisse ja ma teenisin kohe 100 € nagu. Mul osteti mingi 6 asja. Kohe, nagu reaalselt esimene listing, mis ma panin, mul läks 15 minutit ja mul osteti need ära. Nii et, oh my god, kui teil on vaja asju müüa, siis do it, nagu nii easy money ja saab mingitest asjadest lahti. Ja ma tean, et ma siin vlogis veel ütlesin, et ma tahtsin vastata nendele mingitele küsimustele, mis mulle saadeti seal anonüümsetes, aga ikkagi ei viitsi, vähemalt ühele vastas. Ja mul on siin ilusti roosid ja mulle toodi tulpe ja täna on ju naistepäev. Et väga nunnu, et ma ei arvanudki, et ma midagi saan, aga võt. Ma tegelikult tõmbangi selle vlogi otsad siin kokku. Ma tean, vahepeal mul siin oli see boy trouble teema, aga praegu tundub, et liigume õigest suunast. Ja vaatame, mis saab. Eks ma hoian teid võib-olla kursis, aga mulle nagu neid pooli väga palju ei meeldi jagada, sellepärast, et ma tunnen, et mu elu on niigi nagu avalik juba. Et mingid asjad võivad jääda ka saladuseks. Soovin kaunist päeva jätku sulle, millal iganes sa seda vaatad ja aitäh, kui sa siia vlogi lõpuni püsisid. Tšau!